Kord oli vanemateta tütarlaps kui lambatall järele jäänud ja õela peresse kasvandikuks saanud, kus tal muud sõpra ei olnud kui perekoer Krants, kes mõnikord leivakoorukesi vaeslapse käest sai. Tütarlaps pidi hommikust õhtuni käsikivil perenaisele jahvatama ja kui väsimust puhates kivi mõne korra seisma jäi, oli Malk kohe kihutajaks lapse kannul. Õhtul olid vaeslapse käed kui puunotid tuimad, aga kes sest hoolis? Palukest, mis vaeste lastele armu pärast antakse, peab suurem osa enamasti vere ja higiga perevanematele ära tasuma. Jumal üksi taevas kuuleb vaeslaste ohkamisi ja loeb nende silmapisaraid, mis palgeid mööda alla veerevad. Ühel päeval, kui meie nõder tütarlaps jälle rasket käsikivi ümber ajas ja väga nukral meelel oli, et perenaine teda hommikus söömata jätnud, tuli lonkur ühe silmaga sant sinna, närakas riides. Aga ta ei olnud päris kerjaja, vaid kuulus Soome tark, kes ennast sedapuhku sandiks oli moondanud, et rahvas teda ei tunneks. Sant istus ukse lävele, vaatas teraselt lapse rasket tööd, võttis palukese leiba omast kaelkotist, pistis lapsele suhu ja ütles. Lõuna on veel kaugel, võta pisut leiba kehakarastuseks. Vaeslaps näris kuivanud palukest, mis magusam kui sai maitsis. Ta tundis seda maid jõudu kätes kasvavat. Sant ütles. Sul vaesel võivad käed küll väsinud olla, ühtepuhku rasket kivi ümber ajades. Tütarlaps vaatas kahtlaselt vanataadi silmi, nagu oleks tahtnud tunnistada, kas küsimine tõsi või pilkamine pidi olema. Ja kui näo lahke ja tõsise leidis, siis kostis ta. Kes vaeslapse kätest lugu peab? Veri on alaküünte all ja Malk mööda selga, kui nii palju ei jõua teha, kui perenaine tahab. Sant käskis lugu pikemalt rääkida, et lapse elu põhjani saaks tundma. Kui vaeslaps jutu oli lõpetanud, võttis vanamees rätiku räbala kotist, andis lapsele ja ütles. Seo õhtul magama heites see rätik oma pea ümber ja ohkas südame põhjast. Magus unenäoke. Kanna mind sinna, kust käsikivi leian, mis ise jahvatab, et mu nõdra abi pikemalt tarvis ei oleks. Vaeslaps pistis rätiku räbala põue ja tänas vanameest Anni eest, kes seda maid oma teed läks. Õhtul magama heites tegi vaeslaps, kuidas sant teda õpetanud. Sidus rätiku pea ümber ja ohkas silmaveega soovisõnu. Ehk tal küll enesel palju lootusi ei olnud. Ta uinus kergema südamega magama kui muidu. Kaetud silma ette tuli kentsakas unenägu, mis tütarlast pikale teele rändama viis, kus mitu imelist juhtumist sündis. Viimaks jõudis ta sügavale maa alla, mis ehk põrgu võis olla, sest kõik näitas kole ja võõras. Õueväravad seisid laiali, kus kedagi elavat looma liikumas ei nähtud. Edasi minnes tõusis mürin, nagu oleks käsikivi jahvatamas. Vaeslaps kõndis mürina juhil argsel sammul edasi, kuni ta aida ulu alt suure kirstu leidis,
kust seest kivimürinda kõrvu kostis. Lapse jõud ei võinud kirstu liigutada, veel vähem paigast tõsta. Seal nägi ta tallis sõime küljes valge hobuse ja mõnus mõte tuli tal sedamaid pähe. Hobust tallist võtta, köiega kirstu ette rakendada ja seda viisi kirstu ära viia. Ta tegi mõtted tõeks, pani hobuse kirstu ette, istus ise kirstu kaanele, võttis pika piitsa kätte ja hakkas 1004 kodu poole kihutama. Teisel hommikul unest ärgates tuli tähtis unenägu talle meelde, mis nii elav näitas, nagu oleks ta tõesti kaane peal tüki maad sõitnud. Silmi laiale sirutades nägi ta kirstu oma ees aseme kõrval. Asemelt karates võttis ta kehikutäie otri, mis eile õhtu jahvatamata jäänud. Puistas teri auku, mis kirstu kaanelt leidis ja vaata imet. Kivid hakkasid sedamaid mürisema. Natukese aja pärast oli valmis jahu kotis. Nüüd oli vaeslapsel hõlpuspõli. Salakivi kirstus jahvatas, mis talle anti, ja tütarlapsel ei olnud suuremat vaeva, kui viljateri pealt sisse puistata ja jahu alt välja võtta. Kirstu kaant ei tohtinud iial lahti teha. Sant oli seda kindlasti ära keelanud üteldes. See oleks sulle surmaks. Perenaine sai mõne aja pärast märku, et kirst jahvatusel vaeslapse abimees oli. Seal hakkas ta salanõu pidama, tütarlast majast ära ajada ja jahvatamise kirstu ta asemele võtta, mis süüa ei tahtnud. Esiteks tahtis ta jahvataja kirstuga ligemalt tutvuneda, et näha saaks, kus imelik jahvataja seisab. Himu kihutas naist ööd ja päevad ja ei andnud talle kusagil mahti, enne kui saladust tundma saaks. Ühel pühapäeva hommikul käskis ta vaeslapse kirikusse minna, lubas ise koduhoidjaks jääda. Seesugust lahket luba polnud vaeslapse kõrv enne kuulnud. Ta pani rõõmuga puhta särgi selga ja paremad hilbud ümber. Siis ruttas ta kirikuteele. Perenaine vahtis nii kaua ukse lävelt taga, kuni tütarlaps ta silmist kadus. Siis võttis ta aidast kehikutäie viljateri, puistas nad kirstu kaane peale, et kirst jahvatama hakkaks. Aga kirst ei teinud seda. Vast kui pihutäis vilja kaane auku pandi, hakkasid kivid tööle. Siiski oli naisel palju vaeva ja tööd, enne kui raske kirstu kaane pealt jõudis kangutada. Viimaks läks kirstu kaas nii kaugele praokile, et Eideke silma sisse usaldas pista. Oh õnnetust! Elav tuluke kargas kirstust välja ja sütitas perenaise põlema, nagu oleks ta takukoonal olnud. Ei jäänud temast suuremat üle kui kamalu täis tuhka. Kui hiljemini leskmees teist naist tahtis võtta, tuli tal meelde, et kasvandik vaeslaps juba inimese ealiseks oli jõudnud ja sellepärast tarvis ei olnud kaugemalt kosjateed ette võtta. Pulmad peeti vaiksel kombel ja kui naabrirahvas õhtul koju oli läinud, läks ka mees noorikuga magama. Teisel hommikul leidis noorik aita minnes, et kirst käsikiviga öösi aidast oli ära kadunud,
aga mingit vargajälge polnud nähtavale jäänud. Ehk küll igalt poolt otsiti, ligemalt ja kaugelt kuulati, kas kuski kadunud asja inimeste silma oleks tõusnud. Siiski ei ole tänapäevani sest midagi nähtud ega kuuldud. Imelik käsikiviga kirst, mille ükskord unenägu maa alt välja toonud, on niisama imelikult sinna tagasi läinud.